Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte podcasti kuulajatele. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa surfavad AI radadel ja tegelikult on hea meel, et meil iga nädal läheb järjest lihtsamaks kutsuda stuudiosse uusi Eesti asutajatega idufirmasid, mis tegelevad AI-ga, sest ma saan aru, vahepeal oli tunne, et me oleme mingi hirmsama rongi maha maganud, meie, see tähendab, et siis Eesti asutajad ja Eesti startupid ja kaua me oma pasteeti teeme, kedagi ei huvita. Aga nüüd me teeme jällegi AI-d ja meie tänane külaline ehitab platvormi, et aidata ettevõtetel tehisintellekti rakendada, mis tundub olevat igati teretulnud ja vajalik uuendus ettevõtete elus. Ja see idufirma on Dragonfly ja selle kaasasutaja on Sven Sabas, kes on meie külaline. Tere Sven! Tere Henrik! Tere Taavi! Tere kuulajad! Tere Taavi! Tšau! Nii et AI rakendamine on kas see on nagu see, kas me nagu läheme edasi AI ja pasteedi ühendamise teemadel või sina ise leiutsid, ära tee sellist nagu Taavi. See on sinu sõna ja mina arvan, et Eesti edu on AI ja AI pasteet. Aga sellest me kuuleme. Sven, mida tähendab platvorm, mis aitab ettevõtetel rakendada tehisintellekti? Et see on üks selline lause, mis tähendab kõike ja samas mitte midagi. Jah, see on keeruline teema. Aga lühidalt, et maailm on kiires muutuses, eriti tehnoloogia pool, ja meie aitame ettevõtetel ja ka ettevõtjatel muutustega kaasa minna. Ja kuidas me seda teeme, et meie aitame neil valida sobilikke digitaalseid teenuseid ja tooteid. Ja kui asja sisse natukene süvitsemalt minna, siis kuidas me seda teeme on, me ehitame tehnoloogia platvormi, mis ühelt poolt aitab ettevõtetel aru saada, mis tooted ja teenuseid nad juba kasutavad ja kus on puudusi, vajakajäämisi. Ja teiselt poolt me kaardistame turgu, tehnoloogiaid, tööriistu ja kõike, mis seal vahel on. Ja meie peamine ülesanne on need kaks lüli kokku viia, et ettevõtete vajadused ja turul pakutav. Taavi, kas sinu ettevõte on osta? Selles mõttes, et ma võin öelda, et $3,4 miljonit on usaldab seda, et sellist asja on vaja. Need pre-seedi round Dragonfly'l ja Markus Villig ja Martin Vares näiteks leiame sealt investorite hulgast, et nendele mõjus. Aga võib-olla ikkagi tee nagu selles mõttes nagu vanemale selgeks, et mingi konkreetne näide, mis on praegu kõige levinum business case teie jaoks? Võib-olla too nagu äkki väga lihtsa analoogia, et kuidas me seda probleemi üritame lahendada, et kui mõtled näiteks Lego klotsid, ütleme, et tahad midagi ehitada, ütleme, kas on mingi kiire auto, ma ei tea, tugev müür, kõrge torn, sul on miljoneid Lego klotse. Et millised on need, mis sul on nüüd vaja, et seda oma asja ehitada. Ja see Dragonfly on siis see supertark robotsüsteem seal, mis aitab sul valida need jupikesed, mis kokku panna. Ja mida me teeme on, pakume seda sama teenust ettevõtetele, et Lego klotsi tasemel on need tehnoloogiad, mis väljas on, ja siis aitame neid niimoodi kokku sobitada. Ja siis näiteks konkreetsed näited enda põhjal, mida me nüüd teeme, näiteks palkamine. Et meil ei ole ühtegi nagu HR inimest, me ehitame oma toodet, aga meil on inimesi juurde vaja. Siis kuidas me seda saaksime võimalikult efektiivselt teha? Et kas on turul näiteks 3, 4, 5 toodet, mida me kokku saame panna, nii et meie palkamine oleks efektiivse, nii et me ei peaks tunde vaatama, kus me nüüd source'ime endale kandidaate, kuidas me neid hindame ja interviewsid teeme. Et kas me saame midagi võtta juba turul olevat, ilma et näiteks inimesi palkaks? Okei, no aga selles mõttes sa põhimõtteliselt siis erinevate promptide otsa ehitad oma prompti. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.